tere tulemast! Käes on Herbaatikumi taimetarkuste podcast osa 14 ja täna räägime teemal, kas taimekosmeetika on trendikas või tegelikult üldse ei olegi. Mina olen Mai, minuga koos on Irje. Ja meil on siin tühi tool, kuhu varsti tuleb ka meie külaline. Ja et tegelikult ma just mõtlesin, et teen Maile ettepaneku, et räägime alguses omavahel, on ju neid iluasju. Ja siis Kristi tuleb ja täiendab meid ilusti ja nii kukkuski välja, et tegelikult ütles, et teeb natuke hiljaks, nii et täitsa me saame siin omaette lobiseda ja ma arvan, et see tänane teema, et me ei räägi ainult ju taimekosmeetikast, me räägime ilust ka. Et miks seda taimekosmeetikat siis üldse nagu kasutada või sellest rääkida on ikka sellepärast, et naine on ikka ajast aega tahtnud ilus olla ju. Et juba ürgajast peale küll siis igasugustest putukatest tehti endale neid huulevärve ja näiteks kaktuse täidest tehakse, purustatakse ära ja siis tehakse niisugust huulevärvi ja siis söega värviti kulmusi ja isegi ma ei tea, kas 3. või 4. sajandist on olemas alles ripsmedušš, mida siis ka, oligi nagu ripsmedušš, mida siis naised said kasutada, et ilusti ennast niimoodi toonitada ja ilusamaks teha. Ja see on nagu normaalne, et naine tahab ju ilus olla ja ma arvan, mitte ainult selle jaoks, et mehed vaataksid. Ikka, et ise vaatad, on ju, peeglisse ja sulle hommikul kohe meeldibki ennast vaadata, pluss siis põsepuna, igasugused peedid ja mida on kasutatud, et see kõik on nagu selline, me hakka praegu täna sellest rääkima, et peeti pange on ju kõik, aga et mis siis nagu naise ilusaks teeb, et kuidas me saame seda rõhutada, meil on mõned head nipid siin. Ja tegelikult ka, kui praegu hästi palju on kodukontorid, siis kaobki ära see naiselik ilu või lähed ka sinna koduriietesse ja oled, aga siis kui paned endale kleidi selga või mingid teised riided, kohe enesetunne ju paraneb ja vaatan, et loomulik ilu ongi olemas minus endas. Jaa, tegelikult ongi see, et mina olen ka täitsa mõtlesin, et miks ma hoian neid vanu asju, ma panen nad kuskil ära kasti, mul tütar ütles niimoodi, kuule, et ära viska ära, et sul on nii kihvtisi riided, et tema ta võib-olla kunagi neid kasutada, mitte praegu, aga kunagi. Ja siis ma panen kõik kasti ja kannan kodus ka selliseid riideid, millega mul on siuke mõnus ja mugav olla. Mulle meeldivad hästi naturaalsed kangad. Okei, see, mis keha ümber on, aga siis näoga on ju. Et mida me näoga saame teha ja tegelikult täna mõtlesin, mul on siin 2 iluspetsialisti siin kõrval, eks ole, aga teate mida või, Kristit veel ei ole, aga ma räägin praegu ära, et te olete mõlemad nii noored. Te olete mõlemad nii noored ja tegelikult on see jube hea, et naised hakkavad juba noorelt, harjutavad ennast selle naturaalse asjaga, sellepärast, et siis see vananemine ka ei tule nii kiiresti näkku kinni. Aga mina olen ju vanaema, eks ole, et mina võin juba täiesti targutada nagu oma elukogemusest ja minu elukogemus on olnud see, et ma ei ole nagu üldse kosmeetikat, seda poekosmeetikat kasutanud, välja arvatud ripsmedušš, et tõesti ma ei pane mitte midagi näkku endale ja ma olen ise nagu täiesti proovinud igasugu asju kokku segada ja proovida, on ju. Et selles suhtes on, mina olen siis, et mina võin siis öelda, et jah, et see toimib, on ju, sest ma olen 20 aastat vist vanem. ja selle tõttu nagu tean ka, et mis toimub. Aga Mai, sina oled ju selles suhtes, et sina oma herbasenniga ju ka ju teed neid igasugu neid asju ja miks sa teed neid? Miks see sulle nagu üldse nagu mingit pinget pakub? Miks ta pakub? Sellepärast, et see on ju loomulik. Joogaõpetajana ka mulle tundub veider, et ma läheksin poodi ja ostaksin selle 2-3 eurot maksva mingisuguse jumestuskreemi, määriksin selle endale peale, siis ostaksin veel neid teisi tooteid. Ma eile kasutasin ökojumestuskreemi lihtsalt selleks, et oli vaja pildistada, et siis nägu ei peegeldaks, eks. Ja see oli mul peal vist 2 tundi, ma tulin koju, mu elukaaslane küsis, kas sa nutsid või? Et mul oli silmades selline vesi, sest see kõik peegeldas mulle silma, see kumab silma, kui ta on su silma ümber. Et ma ei saanudki olla, lihtsalt hakkad pilgutama, hakkad
Need külaline tulebki, Jah. et lihtsalt sellest, et keha ei ole üldse harjunud selle, see ei ole isegi keemia, eks me räägime loodusjumestuskreemist, looduslik koostis ja ikka hakkas silmadesse kumama, et sükene tunne nagu oleks nutnud. Tooli vaatake siia poole, siis me näeme ka. Vaata, et see sealt näha oleks ilusti. Et loodus ju ongi meile kõige omasem ja läbi naha ka ju erinevad uuringud on tegelikult tehtud, et 80, isegi 90% imendubki, siis paned peale ja sul on kohe see organismis sees, et ei taha ju keemiat panna, kui sa seda tead. No vot, 2 kaunitari mul siin istuvad. Ma ütlesin, mul on noored naised siin täna, et ma olen endast 20 aastat vanem, et see, mida teie teete praegu 8, põhimõtteliselt teete ju sama asja, on ju. Et see, mida teie teete, on minu pealt näha. et ma ei ole ka ainult oma asju kasutanud ja eluaeg nagu selle poolt olnud. Aga enne, kui me läheme sinna juurde, siis ma mõtlesin, et Mai Peavet siin, et tema kogu aeg nagu promob sihukest asja, mul täna ka siis, sellepärast mõtlesin, et olge laivis, on ju. Et vaat sihuke asi. Ja mina kogu aeg mõtlesin, et kus ma saan selle, ma tahan ka proovida, et mida ta seal räägib, on ju, ma ei ole seda kunagi proovinud ja ma leidsin selle, et seda tegelikult on päris mitmetes poodides, on ju, looduspoodides, just vaatasin, praegu on mingi soodukas. Palju lihtsam oleks olnud öelda, et võta kaasa, ma oleks sulle toonud. Ja ma ostsin selle ära, ma ei läksin hoopis mingit muud asja ostma. Ma ostsin selle ära, mõtlesin, ma nüüd proovin ja siis mul on tänaseks just nagu olemas siuke näide, et kas toimib või ei toimi ja tegelikult 2 päeva hommikul hakkad üles, silmad on ikka siuksed natuke nagu kotis, nagu 53 on, võib ju olla juba nagu täiesti süütundeta, on ju. Hakkasin rullima silma pealt, siit niimoodi rullisin, niimoodi siit ja siuke mõnus jahe, on ju. Siit niimoodi rullisin ja teise täitsa siit nagu ja siit silma alt niimoodi, ma kohe küsin varsti nippi ka teie käest, ma silmalust punasetena. Ühesõnaga, niimoodi rullisin ja tegelikult ka ma rullisin kõik selle laiali seale. See tegelikult ka läks kõik laiali, et täiesti need natukene, mul on kuskilt laud on natuke juba, hakkavad tulema, on ju. Et on näha, et laud on. Ja ma rullisin need laiali, täiesti nagu oli näha, et läks ilusti laiali. Ergutab siis. Täiesti ergutab vereringet siit, isegi silma nägemine mul läks paremaks. Sest ma läksin eile arsti juurde, et ma telin endale uued prillid, et ma prilliraamid just tüütasid ära, et mul on väiksed lugemisprillid, on ju. Ja arst küsib mu käest igasugu asju, ma muudkui näen kõike. Mõtlesin, ma näen ilma prillidega. Aga ikkagi nagu, et moe pärast nagu tahaks mingeid toredaid prille, et siis tellisin endale. Et täiesti nagu toimib, et sul Mai on igasugu nippe veel on, et sellega võib igalt poolt teha, on ju. Tegelikult sellega ongi üks nippe, et ma ütlekski kohe, et ära niimoodi rulli. Niimoodi suvaliselt ära rulli. Sellepärast, et meil on lümfisüsteem ja lümfi nagu sõlmed on väljaspool. Ehk siis me tahame seespoolt väljaspoole rullida. Et sa rullidki nagu suunaga välja, just. Et kui sa hakkad edasi-tagasi, siis kõik toksiinid, mis sul liiguvad, nad ei saa enam aru, kus suunas nad liiguvad. Kui sa annad neile tõuke, siis ta liigub sõlme suunas ja sealt siis ta... Ja sellist massaaži ka tehakse niimoodi, on ju. Aga üks nipp veel, et see on jube asi, et see täitsa nagu te kuskil näete, et siis oske endale, on ju. Et seda nagu sa oled proovinud. Tegelikult ei ole. No vot, see on nii noor ka veel. Ei ole nii noor enam midagi. Nüüd tuleb üks teine nipp. Teine nipp, see on minu vanaema nipp. Ja vanaema oli mul siuke restorani direktor proua. Tema käis alati kõik kostüümid, värgid, õmblejad, on ju särgid. Ja tema üks asi, mida tema kogu aeg nagu tegi, oli see, ta iga hommik tuli üles, ta kloppis oma lõua alust ja siis et seda lotti ei tuleks, on ju. Ja ma olen ka selles eakas, ma olen hakanud seda lõua alust. Tegelikult väga hästi nagu toimib. Et sa ergutad siit kõik energia kohe tööle. Sama mõte põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt aga siit sa nagu plõp, seda võib teha või? Jah. Kes teeb tee või sa võid ka täiesti näpistada, et sa panedki siit kõik liikuma. Ja niimoodi teed ja kui tunned, et eriti on lõualoti mure, siis lükkad keele suust välja. Tood otsa nina suunas ja siis teed. Ja tead sa, ma sõidan autos niimoodi. Ma sõidan autos ja
ja sa õpetasid niimoodi, vaata sinna, vaata teisele poole ja ma olen täitsa valgusfooride juures näidanud ka inimestele niimoodi keelt on ju, ühele poole, teisele poole, nii et jube head tüüpid, et mingit kreemi pole. Varsti ma saan ilma kreemi võtta. Nii, aga nüüd teile küsimus. Täiesti nagu siuke eile pesin, mul olid ripsmedaritud ja läksin duši alla, mõtlesin, ma pesen, ma ei viitsi nagu eraldi maha võtta, et ma pesen mingi šampooniga endale ära. Mul on tegelikult mingi täitsa öko šampoon, ma ei tea, kas ta on öko või ei ole, aga märk on peal, on ju. Ja mul on silma aluses kõik siuksed nagu punased täpikesed, on ju. Sellepärast ongi võib-olla, jah. Jah, täiesti nagu tuligi peale seda, enne mul ei olnud. Nii, palun soovitusi. Ära enam tee. See on kõige hullem asi üldse, mida teha ja seebiga pesta, ma tean, et soovitatakse ka, mõni peseb vist, ma arvan, et see on väga halb mõte. Miks? No ta ikkagi ei ole mõeldud selle jaoks. Mis teeb siis? Kuivatab esiteks tugevalt. Aga pärast panen kreemi peale? No ikkagi, et ei ole selle jaoks mõeldud, et ma arvan ka, et tuleks kasutada tooteid ikkagi selle eesmärgiga, mille jaoks nad on tehtud. Et ta kuivatab ja annabki sulle nagu, nägid, mis juhtus. Pigem võtta mõni toiduõli, mis sul siin on ja võtta selle. Seda ma nagunii, ma panin seda pärast ka, mul on porgandi seemneõli on ju sellega, vaarika seemneõli on mul. Sellega nagu tegin pärast, näed ikkagi nagu lõi on ju. Kas teil on midagi oma toodetel, kas? Nii, me tulid Kristi nüüd. Kes see tuli mul, kui Kristi hakkas siin meiega nagu rääkima on ju. Kõik teavad ju, on ju. Kõik ju teavad, et Kristi ja Bonobo on ju. Jah, nii on ju. Räägi natuke siis ka endast, ma kukkusin jutustama juba alguses peale. Ja natuke jäin hiljaks, vabandust, aga tore, et kutsusite ja minul on siuke bränd nagu Bonobo Cosmetics. Olen toimetanud temaga nüüd, ma ei teagi, ütleme 7 aastat või, niimoodi hästi vaikselt toimetanud, et ametlikult Bonoboks ta sai umbes 4 aastat tagasi äkki või, 4,5 aastat tagasi. Ja võib-olla aktiivsemalt toimetanud 2 aastat või et kuidagi laste kõrvalt niimoodi tasapisi kogu aeg teinud, et jah, nii ta ongi. Kas hakkasid peale kooli, mis aastal sa õppisid üldse meile? Oota, laste järgi on need asjad. Sest mina mäletan, sa tulid üks kord tund ja sa ütlesid Bonobo. Ja see nimi tuli kusjuures seal kursuselt, et tegelikult ma juba neid kreeme nagu hakkasin. Bonobo, ma küsisin Kristi, mis Bonobo, mis asi see, mis see tähendab siis? Ja see nimi tuli tegelikult raamatust, see oli see Bruce Liptoni raamat Uskumused ja bioloogia. Mulle hullult meeldis see raamat ja mul kuidagi just too periood oli, et mul oli juba, olin kujundajaga rääkinud, et meil on mingid silte vaja ja siis oli, et nime on vaja. No nii raske oli seda nime ju mõelda ja siis ma lugesin seda raamatut ja seal raamatus oli üks lõik siis nendest bonobofidest. Ma ei mäleta millega seoses, aga siis need bonobofid elavad Aafrikas, nad on inimestele lähim loomaliik. Ja nad elavad armastuse ja harmoonia printsiibil ja nad elavad hästi kogukondlikult ja nende kogukonda juhib naissoost ahv siis, mitte meessoost. Mul juba hakkas nagu kelluke helisema peas ja nad alati arutavad oma probleeme, et nad ei lähe nagu vägivaldselt üksteise vastu, aga meil on probleem. No enam ma ei tea, kellel nad proovivad leida lahenduse, mis sobib kõigile. Ja nad on ainukesed loomad siis, kes ka suudlevad mõnust nagu lisaks inimestele. Ja kui neil on mingisugune probleem, siis nad ka nagu seksuaalselt elavad välja seda. Et mulle tundusid nii lahedad ja siis ja mõnda aega hiljem ma saatsin kokku ka siukse Bonobo bändiga, mis teevad super lahedat muusikat ja see oli kohe nagu ma teadsin, et see on see ja et sealt see nimi tuli siis. Et Kristi tahtis nagu ahvist inimese teha selle Bonobo. Jah, selle peale võib-olla lihtsalt tulda, aga jah, põhimõtteliselt küll jah. Et jah, ma proovingi lihtsalt jälgida väga seda armastuse ja harmoonia printsiipi, et minu meelest ilu ei olegi ainult see, et mis tooteid sa kasutad, aga kogu komplekt kokku, et kuidas sa käitud teistega, mida sa teed igapäevaselt, mida sa sööd, mida jood, et kõik need asjad kokku on minu meelest ilu mõiste, et isegi võib-olla ei olegi alati kõige olulisem see kreem, aga kõik see muu kokku nagu.
see on sul kõik pandud sinna preemi sisse, ma kujutan ette oma No ma proovin, jah. hingejõud ja sul on ilusaid pilte tehtud seal, kus sa oled seal kuskil metsas. Ja Võru kandis kusjuures metsas ja. See kõik nagu tuleb sealt hästi ürgne siukene on ju, et see Ja. naturaalne. jah, ma nagu kuidagi ei tee seda meelega, aga see ongi nagu kuidagi mina hästi see bränd. Aga Mai, sul on ka, sinul on ju, sinu põhimõte on põhimõtteliselt ju sarnane, on ju. Ma just jäin siin nime peale mõtlema, et tegelikult meil, kui teha asju nagu ametlikult, eks ma tean, et osad ei teegi ja vahest ma mõtlen, et see on mõistlik. Ongi mõistlik, mis ametlikult. Jah, see läheb kohe, ma räägin sulle, see läheb täiesti crazy'ks ära. Me ei ole enam Herbasen. Uuest aastast oleme me ametlikult Maivistik, sellepärast et Herbasen... Maivistik või? Jah. Maivistik. Seal on nagu... Mai on siis ma armastan iseend, 2 V on siis nagu nõiduslik, kui sa pöörata teistpidi ja siis ta on nagu maagiline, aga inglise keeles on ta nagu nõiduslik ja siis istik ongi nagu taim, eks. Ja kes on nagu eriti taibukas, saab aru, et tegelikult seal on hästi palju minu nime ka sees. See on tõsi, aga seal on palju sügavam pool ka, et just, et see taime osa jääks alles oli minu jaoks oluline. Aga see kõik hakkas peale juulikuus, kui me tahtsime Amazoni panna tooted ja minna ka siis nagu Saksa turule näiteks, et miks mitte proovida, tundus selline loogiline jätk. Ja tuli siis registreerida Euroopa kaubamärk. Ja võt siis tuli selline tore üllatus mulle, et tegelikult kui sa registreerid Eestis kaubamärgi, meil on patendiamet ja kõik on selline tore, siis nemad ei otsusta tegelikult mitte midagi. Nii et kui sul on tõsi taga ja sa tahad endale kaubamärki, siis unusta ära Eesti kaubamärgiamet, mine kohe Euroopasse, kuigi sa maksad seal tõesti nagu 1000 eurot selle eest, et see registreerida. Aga nüüd me registreerisime ära, mõtlesime, et okei, Herbasen ju kõlab hästi ja siis tulid kohe üks Saksa suur ettevõte, 25 aastat tegutsenud, ütles, et nii ei sobi, muuda ära. Mina mõtlesin, et okei, et noh, rääkisin advokaadiga läbi, et võtame siis selle kaubamärgi tagasi, et Eestis ta nagu nii ei tule ju, tal ei ole, ta isegi ei müü siin, eks. Nii, läks siis elu edasi, septembris tuli mulle postiljon ukse taha tähitud kiri advokaadilt, ütles, et nüüd on kõik, et miks sa ikka jätkad Herbaseni kasutamist. Ja siis ma kas keegi firma oli siis nagu selle nimega või? Ei, ta ei olnud sama nimega, aga seal on nime osad, ta võib pretensiooni avaldada ka ainult osale. Et see Herba osa talle ei sobinud ja ma isegi ei teadnud, et seda annab patenteerida. Sihukast asja, see on ju nii üldtuntud keelekasutus, et no võt ju siis oli mõjuvõimas. Ja nad isegi ei süvenenud, sellest ma olen kindel, sest Herbasen tegelikult, olgem ausad, Eesti väike ettevõte, noh, mis konkurentsi me üldse pakume mingile gigandile 25 aastat turul olnud, eks. Aga neil ilmselt oligi see mõte, et lihtsalt kõik eest ära, kunagi ei tea, mis võib saada. Ja sellel alguses ma isegi mõtlesin, et lähme nende vastu ja teeme mingi vastulause ja natuke võitleme. Aga siis advokaat ütles, et see ettevõte on Garnieri vastu läinud kohtus ja Garnier on kaotanud ja Garnier on nagu suur ettevõte, et siis mul kadus igasugune isu ära. Et noh, kui sa teed asju nagu seaduslikult, siis ühel hetkel võib minna asi väga jamaks, sest neid... Kui sul juhuslikult suurt rahapada ei ole, et siis on ikka päris keeruline ja aga... Et siis sa lõpuks loobud ja vahetad ära, et noh, tore on see, et meil ikkagi on omad jälgijad, täpselt samamoodi ju Herbaseni alt on hästi palju seda toitumistarkust ja liikumist ja elustiili, et see ei ole nagu ainult see toode, et need, kellel toode meeldib, toote nimed on selles mõttes ikkagi olemas ja ma siiamaani muigan, et kui ma alustasin, siis mitte keegi ei saanud aru, miks mul nii tobedad toote nimed on ja mina lihtsalt teadsin, et see peab nii olema. On Kureetik, on Häpik, on sellised, on ju. Ja nüüd ma saan aru, et vahet pole, mis see brändi nimi on. Inimene teab toodet. Ta otsib selle Kureetiku üles, ta otsib selle Häpiku üles. Ta võib-olla vaatab, et noh, mingi ettevõtte nimi on muutunud, kuidas ta üldse märkab, sest disain ja kõik jääb ju samaks, sisu on sama. Aga nagu mingid asjad, mille peale sa alguses ei tule, aga sisetunne ütleb, et sa pead seda nii tegema. Siis kuula alati, tee nii nagu sisetunne ütleb, pärast on nagu hea olla. Nii, sihuka lugu, sul on ka midagi sihukest või? Ei ole? Ma loodan, et ei ole, see on päris kole lugu. Ma mäletan, see kaubamärgi teema oli ka, jah, oli sihuke pikk ja vaevarikas, aga saime ta tehtud küll kuidagi, jah. Ja sama, et ega siin Eestis ei ole mõtet, et kui juba siis kohe nagu ka globaalselt või Euroopa Liidu siseselt ära teha ja saime tehtud selle lõpuks. Okei, aga räägime nüüd ilust ka.
et no aga miks nagu mina mõtlen seda, et väga paljud naised jagunevadki enam-vähem nagu tegelikult 3 leeri, on ju. Et ühed on sellised, kes selle värvipurgi panevad endale näkku, on ju, põhimõtteliselt nagu täiesti valimatult keset päeva, hommikuvara, on ju. Et sa nagu, kui sa teda näed, siis sealt võiks nagu kilo maha tõmmata kohe kõike seda, et olete näinud neid Hiina videosid, kus nagu hakatakse koorima, kulmud kooritakse, siit sirpsmed kooritakse, siit siis huuled kooritakse, on ju, siis võetakse kleepsud ära, mis hoiavad neid kortsusi üleval, on ju. Lõpuks on see mingi, noh, täiesti nagu tavaline inimese nägu on ju alles jäänud. Palju ilusam. Ja palju ilusam, naturaalsem on ju, et osad naised ma vaatan, noh tänavalt on ju vaatan, et osad siis käivad nagu julgelt lippu lehvides sellise nagu maskiga ringi, põhimõtteliselt neil polekski vaja maski panna, et neil juba on sees. Ja tihti lõpeb siin kaela juures ära. Ja siis see kael on nagu siin täiesti oma ette, et see nägu peaks nagu otsa pandud niimoodi sinna, et ikka kuskile teise keha otsa. Aga okei, ega me selles mõttes ei halvusta, et kui inimestele meeldib, palun väga, on ju, palun väga. Nii, teised naised on siis sellised, kes nagu üldse mitte midagi ei pane. No lihtsalt nagu ei panegi, et panevad nii kaua, kuni abielluvad, on ju. Ja peale seda, kui tulevad väiksed lapsed, on ju, siis noh, täiesti nad nagu, selles mõttes, mida nad ei pane, vaid nad üldse nagu ei kasutagi midagi. Nad lihtsalt nagu lasevad olla ja siis ikkagi on see nii, et kui sa nagu mitte midagi ei tee endaga, see on nagu kõik teised, noh, kogu teine keha on ju. Et kui sa ei tegele, sa ei hoolitse, sööd ka võib-olla kehvasti, on ju, siis see kõik on su näost näha. Ja need naised on põhimõtteliselt 30 aastat võid öelda, et no ei saa aru, kas see on 30 või 50. Et hästi, või 60 isegi, et täitsa nagu kortsud tulevad hästi kiiresti näkku, kohe on näha viistrikud, punnid on ju, siis on võib-olla oskamatult vahel plõtserdavad siis sinna nagu midagi peale, on ju. Ja siis on need, kes siis nagu, noh, ütleme need, noh, see need naturaalse elu pooldajad, nagu et me oleme siin on ju sellised, et kes nagu natuke ikkagi hoolivad sellest, aga püüavad siis võimalikult nagu vähe siis kasutada igasuguse sünteetilisi, ei kasutagi, on ju. Teil on ju ka täiesti naturaalsed mõlemal, on ju. Et kõik naturaalsed osad, et põhimõtteliselt sa võid või noh, kui tahad üksikosadena ära süüa need asjad, et see nagu minu arust üks printsiip, et kui sa paned näo peal nagu nii läbi naha läheb ta sulle sinna sisse. Ja siis, aga mis veel nagu teil põhimõtted on, et noh, Kristi sulle, et mis see nagu selle, räägi üldse, et noh, mis asju nagu või saab teha üldse, mida sina teed näiteks, mis sul on? Oma ilu heaks. Ja, no mul on ka 3 last, on ju. Ja minu jaoks, noh, ma igapäevaselt toimetan, ega ma ka ei jõua iga päev ennast nagu ilusaks teha, on ju. Aga ka mida vanemaks ma saan, et seda rohkem ma võib-olla väärtustangi kõik seda täiesti naturaalset ilu, et kui ma varem ikkagi julgenud kodunt välja minna võib-olla ilma ripsmedušita või et siis nüüd on minu jaoks, ma lihtsalt vaatan peeglisse ja ma lihtsalt nii imetlen seda naist, kes mulle sealt otsa vaatab, et mul on täiesti okei minna ka ilma meikita, aga samal ajal on ikkagi see ripsmeduš või mingid pisiasjad on nii-öelda need pisikesed hetked, mis ma siis enda jaoks võtan, on ju. Et ka mingid kohvipausid ja väike šokolaad võib-olla päevas, et ma nagu ei ütle neile üldse ei, et need on need lihtsalt minu jaoks on need, mis mind nagu hinge toidavad võib-olla, et võib-olla seda ei peaks tegema, aga need on mulle olulised. Aga mis ma veel teen, on ma arvan, üks kõige suurem nipp oma ilu heaks teha on käia saunas. Minu meelest see on nagu ainus asi, mida võiks ka nagu kindlasti teha, et ka seda vihavett kasutada oma juuste heaks või näo heaks, et see on minu meelest nagu üks kõige suurem ilunipp üldse, mida ma võiks öelda. Kas sa näole midagi ka nagu spetsiaalselt, mingit maski või asja teed seal saunas, kui sa lähed või koorid kuidagi või mis sa teed? Ikka, ja ma enamasti ikka võtan need oma tooted kaasa ja siis koorin seal ja maskitan, et tegelikult mul oma toodet siis maski ei olegi, aga no maski on üsna lihtne kodus kokku ka keerata millestki, mis sul on, et marjad, ma ei tea, messi, banaan, mingid jogurtid, et mis parasjagu on ja mis nagu kõnetab,
et ma ei ole ka väga ma niimoodi ei oska võib-olla soovitada, et ühte kindlat taime kogu aeg kasutada, aga ma hästi niimoodi tunnetuslikult, minu meelest see taimemaailm on hästi sihuke tunnetuslik, et võib-olla ma täna tahan seda ja homme teist, et soovitan siin kuulata hästi oma sisetunnet ja ikkagi ka, mida vähem, seda parem. Et juba see vihavesi on minu meelest nagu see on ka sul ju midagi sees, kaske või mingid muud asja. Ja see vihtlemine juba minu meelest totaalne ilurituaal on ju. See tuleb ju kõik, ütleme, läbi näha, see, mis kehas on, läbi näo tuleb see kõik nähtavale. On ju, et sul see hing siin särab silmades on ju, silmad säravad, siis see tervis, see õnnetunne, armastuse tunne, et see kõik nagu see, mis sealt altpoolt tuleb, on ikkagi siit näost näha. Et see, sa vaatad inimesele otsa, sa näed kohe, kas ta on väsinud või kas ta on kuri või vihane või ja see on ju kõik nahas ka näha. Et sa näed sellest näoilmes, sa vaatad, kuidas kortsud jooksevad, et kas on naerukortsukesi rohkem, siin silmal kortsukesi või on siin on ju, siin kuskil siin lauba peal on ju. Et sa kohe nagu vaatad ära, et mis kuskil inimesel on probleem, et näost on ikka kõik näha. Aga kindlasti ma paneks sinna sauna juurde ka jalavanni ja sinna võib ka panna taimi. Et mina ma olen olnud pool elu võistlustantsija ja siis ma olen nagu muianud, et ma ei ole kunagi väärtustanud oma jalgu. Kui nüüd viimased 2 aastat ma olen teadlikult võtnud, et nädalas korra teeme sauna, siis ma võtan selle jalavanni, ma koorin oma jalgasid pärast, ma kreemitan nad sisse, sokid jalga. Et see on nagu viimase aja teadmine, aga tegelikult meie jalad ju kannavad meid läbi elu, et ma julgustan sind rohkem tähelepanu pöörama oma jalgadele ka. Käima palju jalu muru peal ka, õues käia palju jalu hästi palju, et ka saunast talvel lume peale minna ja kõik need asjad ka kindlasti. Ja üldse mitte ainult saunast. Minu arust väga hästi toimib hommikul minnagi, kas või see 20 sekundit kõnni selle lume peal, väga värskendav. Toob kohe hetke ja vereringe läheb tööle ja ei ole seda, et jalad, käed külmetavad. Aga minul ikka, mina tahan pinnida teid, et minul ema on ka seine, kes nagu ema mulle 82 või 3 saab on ju. Et ikka siuke vanem inimene, ma ütlen, tal pole ühtegi halli karva peas, mitte ühtegi halli karva. Peaks tema siia kutsuma. Ja ta on eluaeg enda eest hoolitsenud, et ta on käinud juukseid lokitamas on ju, nüüdki läks veel, et ei, ma pean ikka endale lokid, kuigi üksi elab on ju, ja lokid pähe tegema on ju. Ja ta on nagu kaua olnud noor, et ma loodan, ma olen tema geenid pärinud, et ma nagu sealt saan. Aga üks asi, mida mu sõbrannad alati naeravad, on see, et Irje, sul on jälle kulme peas ei ole. Et temal oli see, et kulmud peavad ikkagi nagu olema naisel kogu aeg värvitud ja mina kogu aeg, minule täiesti mõttetu tundus kulmu peale mingit asja panna. Siis mu sõbrannad alati naeravad, kui me kokku saame, et Irje, sul on jälle kulmud värvimata. Et see kulmuvärk nagu oli temal see teema, et vanasti värviti niimoodi, värviti ise ju, teate? Et võeti see kulmudušš on ju, siis tõmmati need kotka kulmud siia niimoodi pähe ja siis põhimõtteliselt nädal aega olid sul need rängad, siuksed mustad jooned siin niimoodi enne, kui need kuluma hakkasid. Et see kulmuteema on ka nagu praegu hästi aktuaalne, et naised hästi palju nagu disainivad, käivad seal kulmudisainis ja disainivad ja mina ei pea seda nagu üldse pahaks iseenesest. Mina ei pea üldse, mina käin ka. Ja, et see ikka korrastad, et kui sul ikka seal mingi puhmas Brežnevi kulm kasvab on ju või kulmud on teeb suus otsapidi, et siis nagu ei ole nagu eriti söödav, et see, et meil on võimalus nagu teha ja kusjuures ütleme see kulmumassaaž on ajupiirkond, siin me aktiveerime aju, et kui me siit nagu selle piirkonnaga siin näpistame või masseerime või tegeleme, et miks mitte natuke disainida, ma arvan, et see on juba siuke täiesti nagu siuke naturaalne tegevus. Minu meelest mul on täiesti ükskõik, mida see naine teeb, et kui ta paneb endale kunstripsmed, kui ta käib solaariumis, kui ta käib ükskõik, mida ta teeb, et peaasi, et ise on õnnelik. Nagu päriselt ka, et mina ei anna nagu üldse hinnanguid, et kui ta tahab seda teha ja teda teeb see õnnelikuks
ja tema jaoks on seda vaja, et oli ilus ja rõõmus, siis noh, jumala eest tee nagu, et minu meelest igaüks saab valida, et mida ta teeb. seal on lihtsalt see, et vaata, et kui sa nagu teed seda sellepärast, et sa ei tunne ennast küllalt väärtusliku või ilusana no jah, et siis sa kuidagi nagu püüad kompenseerida selle välise iluga seda sisemist tühjust just ma mõtlen, et see siis on juba probleem, et sa teed seda tegelikult noh teiste jaoks, et sa kuidagi nagu tundud, et see ei ole nii väärt ja see ja ei ole aga kui see juba annab talle natukene mingit noh tunnet, et ta natuke on võib-olla parem, et noh tee siis või noh, et samal ajal muidugi on mõistlik tegeleda siis selle teise poolega on ju, et see teine pool, ma arvan, see sisemine et kes paneb tissid külge ja kes paneb pepu külge on ju endale, aga konkreetselt mul oli suvel üks naisterahvas laagris, kes oli käinud laualõikusel, lauoperatsioonil, et tal olid rippuvad laud ja tegelikult praegu mina saan aru tema jutust, et praegu täitsa nagu riik vist toetab seda mingisuguse protsendi ulatus, kus on nagu haiglaselt rippuvad laud ja ta näitas mulle pilti ja see tegelikult see tulemus, mis sealt oli, pärast tuli, oli ka no absoluutselt teise ilme andis inimesele, kuna tegemist oli õpetajaga ka, et siis ta kogu aeg oli rahva ees ja sai nagu täiesti nagu muutis tema ilmet palju värskemaks, ilusamaks, et noh. Enesekindlust ka kindlasti. Enesekindlust juurde, et see nagu hästi palju aitab. Aga näiteks, kas te nagu millega te siis seda nahka enda, noh, te olete nii noored, te peaks teed mitte midagi tegema veel, aga noh, toidate näiteks, mis te süüa annate veel nahale, et mida sa nahk tahab saada? Mis vanusest siis peaks hakkama? Ma arvan, et kuskil 50 võiks nagu alustada. Aga see on nii huvitav, sest ma täna hommikul just rääkisin ühe naisega, kes on 27 ja ise ütlesin ka, et näiteks näojoogaga hakkavad inimesed tegelema alates 45 või noh 40-sed, et ega varem ei huvitu. Ja tema tõi teise perspektiivi, ta ütles, et tegelikult peaks just tutvustama noortele, et nad oskaks ennetada. Ja siis ta võib-olla ei saagi sellist rippuvat laugu, et lihtsalt see nahk, ütleme selles, no isegi peal 40-ndat ei tooda ju nii palju kollageeni enam ja siis kõik see asi nagu, sa pead nagu organismi seda viima rohkem ja tegelema sellega, et noh, selle seas ikkagi nagu hakkab keha kaotama teatud siukest nagu värskust ja sära, et siis noh, et siis nagu enne seda mina küll ei tundnud nagu, et mitte midagi nagu vaja. Aga mis ma enne mõtlesin, et noh, sa ütlesid vaata Kristi, et need taime asju on ju panna endale, aga et kõige efektiivsemad maskid on, kui putru on järgi jäänud. Et kaerahelbe putru, kartulipuder näiteks oli vanasti, ma ei tea, Vene ajal oli põhiline asi, et see kartulipudru piimaga tehtud, rõõsakoorega tehtud kartulipudru, see on nagu selline, mis nagu kohe no see 5 minutiga sul nagu muudab selle jume nii säravaks. Et kõik need pudrud, kui sinna ei ole mingit jama sisse pandud, et siis nagu sobivad väga hästi näo peale, panen siis, kel lapsed kodus on, pudrutada putru ja värgi. Kartulipudru peale mulle üldse tulnud, see on küll huvitav. Et mul selle taimekosmeetika raamatus on täitsa olemas see kartulipudru, pudrumaskid täitsa eraldi olemas, et mannapudru tegelikult annab, noh, kes tänapäeval ei söö, keegi enam mannapudru, kaerahelbepudru, kartulipudru, kõik siuksed head pudrud. Aga nende vanustega seoses ma näiteks ise olen mõelnud, mul tütar hetkel on alles 7-aastane ja ma mõtlesin, et kui ta nagu saab kuhugi teismeikka jõuab, et ma läheks temaga võimalikult vara kohe näiteks mingi jumestuskoolitusele või noh, et ta saaks juba hästi varakult õpiks selgeks, kuidas, mida teha, on ju, et võib-olla mida kasutada, mida kreeme, et juba nagu valiks ta ka välja, sest ta nii või naa hakkab kasutama, on ju. Ta hakkab uurima, mingi seas hakkab uurima, et mida panna. Ja ma ise mäletan ka 20-ndates no ma võtsin, ma arvan, poest selle kõige odavama kreemi, on ju, et mul polnud õrna aimugi, mida kasutada või miks või, et oluline oli, et ta oli odav ja ma olin kuskil reklaamis näinud, on ju, et ikkagi, kellel on nagu noored tütred, et võimalikult vara ikkagi hakata nendega koos juba uurima ja vaatama neid asju. Sa pead hea selle jumestaja juurde minema siis, et kes ka kasutab selliseid naturaalseid asju, on ju, valima ikka välja, et sa ei võta õnneks on juba päris palju ka. Siin on ka see, et tuleb lahti seletada, sest mina ise mäletan, ma hakkasin võistlustantsuga pihta 6-aastaselt, lõpetasin, kui ma olin 16
ja seal on niimoodi, et selleks, et umbes 12-13 aastaselt sul on juba meik näos, sul on keha pruunistatud, sellepärast et keegi ei taha vaadata prožektori käes sinist nahka vastu, eks, pildistatakse asjad kõik. Ja siis sa näed seal välja nagu 35. Ja see on selline krohv, see on nagu kohutav krohv, sa vaatad ligidalt, sa oled nagu, issand, mis see on, eemalt paistab ilus, eks. Ja ma käisin ka kosmeetika mingi kursustel õppimas, siis joonistati mul punased huuled nagu täiesti suureks. Põseni välja. Ja siis ma vaatasin õudusega, issand, see on nii kole, eks. Aga ma nagu harjusin sellega ära, et kui mina saingi 20-21 hakkasin ka väljas käima, siis ma paningi samasuguse meigi ja siis ma mäletan, kui kunagi mingi klubi WC-s mingi naine küsis, et karnevalile tulid ja siis ma olin nagu, mida, nii ei käidagi. Et see selgituspool on tegelikult nii oluline, et üks asi, et sa õpid, aga et miks ja kus mida kantakse ka, et see on siuke huvitav mälestus. Ja. Aga noh, ka need on olulised õppetunnid olnud kindlasti, on ju, et... Võib-olla sealt saigi see tõuke, et tahaks võimalikult naturaalne olla, et see on nagu jube, mis sa võid oma ilu jaoks teha, on ju, et mõnele meeldib, aga noh. No nii. Kartulipudru ja millega mina veel toidan, no ikkagi ma olen ikkagi oma kreemide peale läinud üle. No räägi siis, mis sul seal kreemises on, räägime endast natuke. Ma mäletan, siis kui ma hakkasin, ma ütlen umbes 8 aastat tagasi, ma olin siuke äärmuslik ökoinimene, on ju. Ja ma kuidagi, mul sündis esimene laps, on ju, ja ma olin hästi palju temaga kodus ilmselgelt. Ja ma kuidagi tahtsin proovida seda ülimalt looduslikku elustiili, et ma vist ka ei kasutanud isegi midagi, ma arvan. Ma pesin pead munaga ja see oli tegelikult juustele vapustav, et ma tegelikult soovitan, kui on vähegi nagu viitsimist tegeleda, et alguses ma mäletan, ma pidin iga päev pesema, vist nagu tegin seda munamaski. Ja lõpuks ma juba pidin ainult korra nädalas tegema nii-öelda munamaski ja ma rohkem ei pidanud juukseid pesema. Lihtsalt siis selle muna endale pähe? Jah, põhimõtteliselt küll jah. Et kloppisin lahti ja panin pähe ja siis loputasin jaheda veega maha. Ja. Et tegelikult see oli väga mõnus ja ma arvan, nahal oli see väga mõnus restart just sellest 20-ndatest tulla siis nagu sinna looduslikku, et... Mis on valk ju, on ju. Sa paned põhimõtteliselt valgu endale pähe. Puhastab ja muna ju tõmbab kortsud ka kõik sirgeks, mina panen silma alla endale muna hulk, mis kortsu tuleb rohkem. Munavalget või kollast? Munavalget siis, ka toorest siis. Ja, et see kõige parem haavarohi näiteks, et ta kasvatab haava kinni, ta tõmbab nagu tšausse naha niimoodi ilusti, trimmi. Klopid selles suhtes on jah, et hästi hea muna panna. Ja isegi keedetud muna, kui sa võtad ta lahti, seal koore all on see kile moodi, eks, et paned selle omale näo peale, tegelikult sama efekt. Seda annab ka koorida. Kui on viitsimist, eks see on jälle see, et sa pead viitsimist omama. Okei, et selle munaga siis nagu tegid neid, et siis juustele toimis hästi, eks ole. Ja mina proovisin ka ükskord seda leiba ikka pähe panna. Vastu pärast küll juustest kätte ei saanud. Mul pikad juuksed olid, et see oli ikka püha müristus, et see leib oli mul vist, ma ei tea, kui kaua see tainasse oli seal peas, et küll ma loputasin siukse jaheda veega, ikkagi ta on nagu siuke struktuurne ja ta on siuke kleepvalk on seal ja leiva sees on ju kleepvalk, et ta kleepub sinna juuksekarva külge kinni. Aga minu meelest näiteks sibulakoorega nagu tõmmisega pead pesta tõesti ta aitab kiirendada juukse kasvu. Lihtsalt kui sa oled heleda peaga, siis juuksed lähevad päris kollaseks, et sellega tuleb natuke ettevaatlik olla. Aga ta toimib väga hästi, aga kui on näiteks mingi stressiperiood ja juuksed on lahti, siis pole mõtet joosta poodi mingit seerumeid ostma, et proovi kõigepealt sibulaga, et ei jää haisema juuksed üldse. Ja nõgesega muidugi, nõgese tõmmisega on ju, tumeda juukse puhul tee ei saaks vist väga, aga tumeda juukse puhul on ikka super, et see nõges ikka paneb hästi selle, kõik need peaaluse, need kõik poorikesed ilusti puhastab ära ja aktiveerib seda verevarustust ja hästi paneb juuksed kasvama. Et ränirikas ka nüüd, ränirikkad taimed üldse näiteks põldosi ja sellised linnurohi ja nõges ja need on kõik juustele mustsõstar ja loputusveena teha, et need on väga super. Aga mis sul seal kreemi sees siis on veel, räägi? Erinevad võid ja õlid. No näiteks. No šeavõid, kookosvõid, kakaovõid, oraneb kreemistis, mis õlid seal on, et orgaaniad, viinamarjaõlid,
et näokreemides ma teen ka need taimetõmmised siis või taimeõlid, et kuidas seda õigem nimetada on. Et kasutan ka neid nurmenuku, kortslehte, pune, raudrohtu, et olenevalt siis tee siis õlitõmmise jah, taimedega ja Jah. siis lisad neid rasvasi sinna jah, ja õlisid. ja teed siis vahustad, onju, Jah. mis sa teed siis iganes. ma Jah. mäletan kunagi sul hästi hea oli see Boyengi kreem, et kas sul on seda praegu ka veel või? ahah, See- seda Boyengi kreemi enam ei ole, sest seda Boyengi lõhna ma enam ei saanud seda. see oli super, see oli nagu niivõrd hea lõhnaga, mulle see jah, üldse jah, meeldis. jah, aga seda lõhna enam ei ole See nagu oli eterliku looduslikku õliga seal siis saadaval, jah, tehtud, jah. jah. seda mul enam ei ole, sest ma seda Boyengi lõhna enam ei saanud, jah. aga need koostised on enam-vähem vist sarnased, et kuidagi ajapikku ma olen ikka kogu aeg neid timminud, onju, aga põhimõtteliselt on ta vist sarnane. kõige populaarsem, ma arvan, on algusest peale, kõige esimene kreem üldse, mis ma kunagi tegin, oligi see apelsini porgandi kehakreem. Et apelsiniõln ja siis porgandiõli annab selle nagu selle oranžika tooni ja noh, ta annab siukse hästi mõnusa jume ja sära nahale, et see on nagu siiamaani üks kõige populaarsemaid. jah. nii. ja deodorandid ma soovitaks võib-olla kasutada või proovida, et ma ise olin alates sellest, kui ma sinna äärmuslikuks ökoinimeseks muutusin, olin hästi sellele deodorandi otsingul, onju. Et kõik vist läbi proovid, mis ökopoodides saadaval on, aga ikka ei leidnud. Et siis praegu, mis on nagu Bonobo tootevalikus, see deodorant on lihtsalt nagu super, et kõik kliendid ka kiidavad, et see on ka nüüd muutunud üheks aga mis sa seal põhjas kasutad siis, et mida me sinna peale paneme endale? No sooda on see põhiasi, on ju, mis on nagu selle toimeaine, on ju. Ja noh, ülejäänud on ka seal võid ja õlid, on ju. Et ma ise olin ka täiesti üllatunud, et see toimib. Et kuidagi, noh, muidugi ikka proovid ja katsetada, aga ta tõesti nagu toimib nii hästi. Et tegelikult ju saab ka ise kodus teha neid, et kui on jälle viitsimist katsetada ja. Aga siin võib ka meelde tuletada inimestele, mida mina hästi tihti kohtan, et kõik on proovinud erinevaid ja ütlevad, et ei tööta. Ja siis mina alati küsin, et mitu päeva sa proovisid. Ei, korra panin peale, ei toiminud. Et tegelikult see protsess võib tõesti õnnestuda, et saad nädalaga ideaalseks, aga halvimal juhul või aeglasemal juhul võib see võtta kuni 4 nädalat, et su keha harjuks. Et anna aega, et ei ole nii, et toode on kehv lihtsalt, kui sa oled kasutanud 72 tundi toimivat mingisugust deodoranti, siis keha tahab ümber lülitada ka. Tahab ümber lülitada, puhastada ja üldse need alumiiniumi sisaldavad deodorandid, et need on kõik, see alumiinium on pärast sul kehas sees, mis nagu vastupidiselt vanandab nahka ja teeb kortsuliseks ja kuivatab seda nahka ja alumiinium, vanasti tehti alumiiniumpottides, keedeti sööki, ma mäletan süüa. Et mingil ajal siis noh, lõpuks jõudis see uuringud ka sinnamaale, et keelati ära, aga ikkagi nagu kosmeetikatoodetes kasutatakse alumiiniumi veel, ta on desinfitseerimisvahend siis on ju. Ma loodan, et kõik teavad, et alumiiniumit kasutatakse deodorandis ja mitte kasutada, sest ma olen nagu avastanud, et mul ikka paljud sõbrannad ei tea või noh, et on üllatunud, et vau, et siukest asja pannakse sisse, et ma ei tea. Et vaadake et need pritsitavad deodorandid, mida te panete ja isegi need roll-onid. Ja roll-onis, et kui seal on alumiinium sees, et siis no hoidke kaugele, käige suure ringiga mööda. Naistel just need kohad ju. See on pärast lümfides kõik ja igal pool, et pärast on mingisugused lümfisõlmed turses ja keha mürke täis ei suuda vabaneda nendest. Et kõige hullem ongi see, et noh, et inimesed ei tea, et nahk ei ole selline nagu paber, noh põhimõtteliselt siuke nagu võipaber või küpsetuspaber, et sa võid sinna ükskõik mis panna, et midagi nagu sisse ei lähe. Et kõik läheb läbi pooride sisse, see on kõik, mis sa paned, kas sa hambapastat kasutad või mingisugust kehahooldusvahendit või kreemi, et see kõik on sul kehas sees, see on kõik sul veres sees pärast ja see kõik, mida keha ära ei tunne, kantakse lümfi ja pärast ongi suured paunad kaenla all ja inimesed ei suuda keha ei suuda hakkama saada nendega, muidugi kõik need emotsioonid ja asjad mängivad väga tähtsat rolli seal, et sa käivitad sellega, et aga kui sul näiteks ongi katki midagi, sinu hinges on midagi katki, on ju, et siis see immuunsüsteem, hormonaalsüsteem ei tööta, ei toimi nii hästi, ta ei suuda välja viia, immuunsüsteem ei tunne ära sul neid mürkaineid, siis need lihtsalt jäävadki sinna kuskile hoiule
niikaua kui siis hakkavad kogunema, on ju, ja siis on juba jama käes. Ja siis on veel üks äärmus, kui oledki läinud liiale, sa higistadki pidevalt ja see on ebameeldiv, siis öeldakse, et lõikame ära siit kaenla alt kõik nagu lümfisüsteemi, paneme sinna mingi täite filleri, siis sa ei higista, siis on hästi, väga soodne, on ju. Ma ei teadnudki, et nii tehakse. Ja isegi ühes Galileo saates näidati, et inimene oli väga õnnelik, seepärast tal kogu aeg olid kaenlaalused olid märjad. Ja siis istusid seal targad arstid koos, ma nagu lõin kahveli. Püha jummal, mida tehakse, mida näidatakse inimestele ja mõni võib-olla teeb järgi ka, on ju. Kindlasti, jah. Sest klient oli õnnelik, kui läks nii hea meelega. Ei higistage enam, kujutad see ette, no kuhu see kõik läheb sul siis, mida sa välja sealt ei higista siis, on ju. Et muidugi nahk higistab, on ju, kogu ulatuses, et ei higista ainult kaenlaaluste kaudu. Aga ikkagi. Et ikkagi on oluline, mida kasutada, et ei tasu nüüd muretseda, kui ei ole juba nagu välja vahetanud deodoranti või kreemi, et ei ole hullu, aga sa võid seda teha siis homme või et ikkagi mõelda selle peale. Ja, et sa ära nüüd tee niimoodi, et sa kasutad nagu lõpuni ära, et lihtsalt vaata kohe järgi, kui sul on see. Ja mine kohe vaata. Mine kohe vaata, korja oma purgid välja, et kui seal ikkagi on see alumiinium sees, et kindlasti on palju veel hulle aineid seal, et pannakse. Ja, just lõhnaained igasugused ja igast muud asjad. Värvid näiteks erinevad, siis sünteetilised värvid, mida kasutatakse, et värvida neid asju ja siis ütleme vahutamisained ja kõik need, et noh, see on sädelust ja seda on nagu nii palju räägitud, et see peaks ikkagi olema jõudnud juba inimesteni, isegi suure firmad, ma vaatan, on hakanud kirjutama sinna, et parabeen free on ju ja et ei ole silikon free on ju, et ei ole neid silikoone ja parabeene seal sees, et varem surati sisse ja see kõik see oligi sul seal keha peal. Aga kui sa nüüd tahad kohe minna superökoks, siis piisab ka sellest, kui sa ostad omale sidruni või laimi ja siis iga hommik lõikad sealt värske viilu, hõõrud oma kaenla alla, paned selle ülejäägi sinna külmkappi, paned sildi peale, et su deodorant ja siis ka see toimib. Peas, et sa neid kasutatud viile sinna külmkappi tagasi paned. Jah, seda ei tasu teha. Muidu on see, et kui sul mees hakkab seda teed jooma, siis on ta eluaeg sinu külge seotud, seal on feromonid kõik küljes. Vanasti oli ju see nipp, et pidi mehele andma oma feromone, see kaela all on kõige tugevamad feromonid koos igiga. Et kui sa annad nagu kellegile oma sealt mingist igipirukat süüa, et siis sa elu lõpuni seotud taga ei saagi lahti enam. Aga võib-olla vahepeal on vaja muutusi teha, uued tuuled puhuma panna. No võt. Aga mingid veel selliseid head, mina näiteks, minul on näiteks siuke hästi tüüpiline, et mina mäletan minu noorest ajast esimene vanaema poolt siis tulnud ilunipp oli see, et ka kõik kurgiviilud, et need tuleb kurgikoored on ju, et kui me väiksed olime, kõik käisime kurgikoored näos, et kõik need kurgikoored läksid ilusti näo puhastamiseks. Et põhimõtteliselt võib ju tegelikult igasuguste taimede, kui sa koorid ja enam need kodus kasvatatud on ju koorida nägu puhastada. Ja põhimõtteliselt küll, jah. Ja sama on ju ka lusikaga, et kui me rääkisime siin rullikust, aga kui ärkadki üles ja silma alt on paistes, siis sa võidki võtta oma selle jaheda lusika ja hoiad silma peal ja tegelikult ka töötab, eks. Ja üks väga hea kosmeetikum näiteks on külmutatud maasikad, et muidugi ei ole maasikaallergiat, aga siuksed head puhtad maasikad on ju, võtad selle, lõikad pooleks selle maasika ja siis lihtsalt nagu selle külmutatud maasikaga niimoodi hõõrud oma näonaha üle, eriti peale sauna on väga mõnus. Et seda niimoodi mõnusalt lõhnab on ju, ilusti teeb näo siukseks mõnusaks värskeks, pehmeks, siis pesed ära. Et see maasika seal marjad nagu külmutatud. Ja mina olen proovinud teha kuusevõrse nagu siukest tampi jah, võib-olla öelda jah, et siuke C-vitamiini nagu, C-vitamiin on muutunud väga populaarseks kosmeetikas ka, et siis annab siukse nagu särtsu nagu jah, et ja muidugi ka seespidiselt siis on ju. Ja nende tursand silmade puhul ka, et ma soovitan magamist ka proovida, et ikkagi võimalikult proovida magada. No ja võimalikult võimalikult vähe seda nutitelefoni õhtul või telekat on ju,
et noh, on muidugi äärmuslikke perioode, mul kestab juba 8 aastat nende laste kõrvalt, on ju, aga ikkagi, et nii palju kui võimalik, et siis vara magama minna, on ju. no minul on veel see mure, vaata, et minule vahest meeldib veini juua. Aha. Ja nagu vanasti oli see, et võtsid õhtul ühe selle pokaali, noh mitte iga õhtu, aga vahest on ju pokaali veini ja oli okei, on ju. Aga nüüd on niimoodi, et sa võtad õhtu selle pokaali vahest pokaali veini ja selle hommikul on sul kõik siin silmadest näha, on ju. Ja nüüd ma mõtlesin, mul jäägi muud üle, et ma pean hommiku hakkama varem jooma. Kui ma tahan, et näiteks mul on siuke, noh, mõni päev siuke tunne, et ma alustan nagu hommikut ja ma tegelikult ka nagu olen võtnud selle põhimõtte, et kui ma tahan seda pokaali võtta, siis ma ei võta õhtu. Ma ei saa enam. Või siis ma pean näiteks pärast tund aega tantsima, et see ka mõjub hästi. Et sa paned liikuma ja puhastuma kõik ja siis tuleb välja. Ja vett jooma kogu aeg ka, et mina olen ka. No vesi on sul ka ikkagi pärast siin kõik, kui sa ei liigu, on ju, vaata. No noorem on pole häda midagi, aga nüüd on see, et kui sa ei liigu, et ma tean, et kui ma näiteks liigutan või tantsin või jalutan peale seda, et siis on okei ja siis ta saab ilusti nagu liikuma kõike. Ahah, ja, vaat kui huvitav, jah. Et see nagu on ka nüüd siuke uue maja mingi siuke asi, et hommikune veini joomine väga nagu okei. Noh, mitte juba iga päev seda tegema, aga ei no aeg-ajalt ikka midagi. Üks asi, mis ma tahtsin, üks hea mõte, mis ma tahtsin meelde, milleks nagu võib-olla jah siia vahele, et kes sa meid kuulad, sa ei pea nüüd mõtlema, et looduskosmeetika, et see pead olema 110% tervislik. Ei, et sul peab olema ainult taimetoit ja alkoholi ei tohi tarbida. Ei üldse mitte. Tasakaal. Et see on kõik okei. Vahest võib ikka nagu pattu ka teha. Ja see ei ole patt. Ja see vein on ikka jumala tervislik asi ja Gruusia veinid. See on ka looduslik. Gruusias nüüd viimastel aastatel käinud, et need Gruusia veinid on tõesti nagu rohud, et kui sa seal kohapäeval sul võetakse sealt maa alt vaadist, on ju, siis see on täpselt uju või selles, et see on nagu nii hea, et ta kõik su seedimise, kõik asjad paneb, seal ei ole mingit sünteetilisi aine, koduveinil, mitte midagi tehtud, on ju. Et sa võid vabalt nagu seda ravimina ka kasutada ja endale näkku määrida ja kõik siukest teha, siis tegelikult ega vanad taimerohud ka, ütleme, Germaania aladel ju tehti veini sisse. Et veinirohud oli nagu väga popikad sissejoomiseks. Jah, või samamoodi ka mina näiteks kasutan hästi palju õli, et kehaõli siis keha väljaspoolt ja tegelikult ka seespoolt on ju, et kui sa ütlesid, et sa teed taimeõli valmis ja paned ta sinna kreemi sisse, siis samamoodi võid sa ka võtta selle taimeõli enda sisse, eks, et sa võidki süüa reaalselt seda, mida sa paned sinna oma kreemi hulka. Ja mesi muidugi on väga hea näo peale määrimiseks, on ju. Et mulle meeldib väga, mina nagu väga seepi üldse, ma ei kasuta üldse seepi, et mina kasutan näiteks saunas soolaga lihtsalt koorin ennast. Jah, just. Ja isegi ma panen sinna soola sisse midagi, et võtan meresoola ja lihtsalt soolaga korra nädalas, et mulle meeldib hästi pehmeks, mõnusaks teeb naha. Jah, ja kes, mina näiteks tean hästi paljusid, kes ütlevad, et nad ei viitsi koorida, et kes sellest aru saab, kui vajalik see on ja mis iganes põhjendused seal on, aga tegelikult see annab nii palju, kui sa vähemalt korra nädalas võtad selle ette ja aitad oma kehal vahetada nii-öelda kihte, kuigi sa ei näe seda võib-olla nii nagu madude puhul näed, aga tegelikult sa teed endale palju head ja enesetunne pärast on ka väga mõnus. Minu arust nagu võtta üks mõnus sauna õhtu teha, mitte ainult ennast koorida, vaid meest ka koorida. Sa võtad, koorid selle mehe ka ikka puhtaks sellest nädala taagast, et kui neil üks jookseb ühel pool ringi, teine teisel pool on ju, ja siis kõik see on kodus koos, et nagu seal sauna õhtul koorida mõlemad puhtaks ja siis minna vihelda üksteist. Vihelda ja mõnusalt ja teed juua ja siis mõnus puhas voodipesu panna ja siis minna sinna linade vahele mängima. Ja, aga koorimisega seoses ma tahtsin, et ma ise avastasin alles huulekoorija, et ma kuidagi ei olnud üldse selle peale varem tulnud. Aga siis jah, kuidagi sattus kätte ja tegime ja jube mõnus oli
et kui hakkavad tekkima need praod ja asjad, et siis kohe haaratakse on ju huulepalsami, et oi, huuli on vaja nagu kuidagi niisutada ja ongi vaja, aga samal ajal võid ka koorida, et siis sa võid näha, et kohe on nagu huuled puhtad ja võib-olla ei olegi huulepalsamit vaja. Et soovitan proovida, samuti lihtsalt suhkruga kasvõi või soolaga või et kuidas on mugavam. Et alati ei pea olema, ma arvan ka igaks asjaks eraldi tooted, et silmale, huulele, ma ei tea, kõrvale, ninale, kaelale, et looduskosmeetikas tihtipeale ongi, et üks toode, mida sa saad kasutada siis igal pool on ju. Tegelikult see looduskosmeetika ongi nii, et sa saab nii välispidiselt kui seespidiselt kasutada, sest kui sul huuled ikka hakkavad juba väga ära minema, on ju, et siis sa pead mõtlema, mis seal soolestikus lahti on ju, et mis seal siis peppus on, sest huuled on meil ju peppu peegel, on ju, et lastel ka tuleb see punane ring siia ümber, kui ussid on näiteks sooleparasiidid on, et punane ring tuleb huulte ümber, et see on meie peppu siin, et ilusti vaatame, kas on korras soolestik pärasoole ots, et mis seal toimub, et siis alati nagu ja selles suhtes ongi, tuleb seespoolt ka vaadata ja koristada ennast, et ja seda kindlasti ja aidata ikka mõlemat poolt. Aga kas sul on meile mingi mõnus siuke tore retseptikene ka jagada inimestele, et mida nad saaksid ise nagu kodus teha, mingisugune asi kokku endale keerutada? Midagi lihtsat, mitte midagi väga keerulist. Ja ongi need kartulipuder oli juba üks minu meelest kõige geniaalsem nagu, mis täna minu meelest on siit välja tulnud. No igasugused huulepalsamid tegelikult ongi näiteks, kuidas nad saaksid teha? Panna mingi kasvõi mesi ja samamoodi mingi õliga kokku segada, natukene mett nagu sulatada, võib-olla viinamarjaseemneõli sisse panna, võib-olla paar tilka eterlikku õli. Igasugused näomaskid on minu meelest geniaalsed asjad, mida teha, et kui on need mehega saunaõhtud, siis ka vaatad, mis sul seal külmkapis on. Võtadki neid samuseid marju või jogurteid. Et see mesi on ka tegelikult siuke kahtlane, et minul endal tegelikult on meeallergia või siuke mitte nagu väga kange, aga siuke, ma pigem nagu tegelikult ei kasuta teda. Et aga on ka nagu muid alternatiive, igasugused õlid, avokaadod, et need maske on nagu isegi ei olegi vaja poest osta, et neid saab alati ise kodus teha. Kõike võtad külmkapist, oliiviõli on ju, õli. Turtsub selle peale. Jah. No mida veel, igasugu taimepulbreid, sa võid kohvi ahvates näiteks peeneks teha või hõõruda peeneks, on ju, sa tahad veidi nagu puhastada seda nahka, kas siis melissi või meliss on nahale ju hästi hea, on ju, raudrohi on nahale väga hea, on ju, no erinevaid pune nahale väga hea, et kõik taimed tegelikult parandavad nahka. Seda pulbrit panna sinna näiteks kas siis muna sisse või siis mee sisse või õli sisse või hapukoore sisse või koore sisse või sisse või kii sisse või no sa võid põhimõtteliselt igasuguse rasva ja avokaado sisse segada, on ju, võtad selle pulbri, segad ära, paned näo peale ja sul on nagu kõik. Need samad kuusevõrsed on ju, et need on kuidagi mul väga lemmikuks muutunud, et saad ise korjata sügavkülmas hoida neid ja talvel kasutada, on ju. Ja astelpajusid kasutada, on ju, et kõik need asjad. No ja kui midagi oleks, võtad koorid seda muna sealt, koorid neid munakilesid, paned munakiled endale peale. Aga et kui muna nagu pähe paned, siis lavale ära mine sellega, on ju. Et siis jaheda veega loputada. Aga jällegi, kui on võib-olla väiksed lapsed, siis on just lõbus, et lähedki, paned sooja veega, siis vaatad, mis tal pähe tuleb. Nalja kui palju, on ju. Seda küll, jah. Füüsikakatseid kodus teha. Aga see muna tegelikult on nii huvitav, sest mina väiksena olin mul on siiamaani hästi õhuke juuksekarv siis. Ja nagu võttis hästi kaua aega, et mul üldse midagi kasvama hakkaks ja need olid nii eledad ka, siis mul ema pesi ikka korralikult. Kõigepealt oli muna, siis oli sinepipulber ka seal, et oli kuskilt kuulnud, et siis ta ikka korralikult pesi, on ju. Aga sinep, vaata, ta ärritab või ergutab seda vereringet ja tšilli ka, et tšillit on ka tavaliselt nende juuste hooldusvahendites, et ergutab seda vereringet, et see on pärast piparmint ka, ta õhkab siis ja kõik pärast. Ja tegelikult üks väga hea juustel on ju see turba kompress panna. Et see puhastab kõik need juuksejuure kanalid ära, et paned pähe
ja siis mitte see, mis sealt rabas on, vaid need, mis müüakse, need turbas sellised nagu maskid. jah, ja no kui on ekstra viitsimist, siis käia allikal, tuua allikavett või kas oli sealsamas allikal pesta nägu ja käsi sellega, et see on ka juba sihuke spa kogemus. see kusjuures on väga hea mõte, et nagu selle külmaga, et mina näiteks üks kosmeetikum, mida mina olen kasutanud, on ma olen, puberteedieas ma avastasin kuskil selle, et ma hakkasin nagu jääkülma veega nägu pesema. Ja see on nagu, see on nagu see talisuplus on ju ka see näole, et iga hommik täiesti nagu jääkülma veega, et ma pesen ikka niimoodi, et ma tunnen, et mul õhkab kõike. Et see ka ergutab ka nagu seda nahaalust vereringet, et see nagu täiesti nagu kõigil olemas. Jääkuubikutega, jääkuubiku siis võid igasugu taimi panna, taimeteest teha jääkuubikuid või mul on praegu on 2 kärbseseene. Kärbseseene on ka muuseas väga hea kosmeetikum, et Venemaal on lausa olemas kärbseseene kosmeetikasari ja ta teeb naha väga mõnusalt pehmeks. Nii et minul on praegu selle talve kosmeetikum on kärbseseene mahlakuubikud. ja ongi just see, et ka käia saunas ja siis käia külmas vees, et ma ise nüüd ei ole paar aastat käinud beebi sünni tõttu, aga enne seda ma ikka käisin ja see oli nagu vapustav, nagu ma pole vist ennast nii hästi tundnudki, et täiesti mu suhe külmaga muutus, on ju, et kui ma enne olin ka see, kes lõdises igal pool, siis enam seda ei ole, et ma tõesti soovitan käia, et ma tean, et see on juba rahvusspordiks Eestis muutunud, et kes rohkem käib, on ju. Et võiks küsida, kes ei käi, on ju. Ja aga ma tean veel, kes ei käi päris paljusid. Ma olen suplen nägu. Et proovige ära, jah. Aga see tegelikult juba sobib väga hästi siia lõpunoodiks. Sai päris korralikult nippe minu meelest. Nüüd oleks põnev lugeda, kes meid kuulas, vaatas, mis sa oled teinud, katsetanud, jaga meiega kommentaaridesse kindlasti. Ja üks asi veel. Ja Kristi saab kohe rääkida, kus seda ka leiab, aga vaata. Ja me oleme seda jaganud, et Avesta kalender on ilmunud, kes veel ei tea. Ja siin on selle aasta taimetarkade kalender. Ja mis on nagu kihvt on see, et 7 inimest siin on meie kooliga seotud, Herbaatikumiga seotud, 12-st 7 on siis kas õpetajad või õpilased. Nii et ma arvan, et me põrutame nagu edasi, et nii kaunid naised meil sealt tulevad ja õpetajad on ka vägevad, nii et. Aga kus neid saab? Igast poest. Ja nüüd on ta olemas, ta on alles tulnud. Nii et siin sa võid vaadata, millal põrandat pesta, millal ennast pesta, kõik päevadel on kriipsud peale tõmmatud, millal ei tohi siin, ma ei tea, riideid pesta, pesu pesta ja millal sa pead midagi tegema, et kõik õpetused on antud, et kui sa selle järgi nagu teed, et siis ongi nagu elu tore, on ju, ja siis on pluss neist taimetarkade nipid on siin ka juures, et tasuks enda soetada. Aga Kristi, kus sinu kohta siis räägi ka, et kus inimesed leiavad, et sul on koduleht ilus? Ja mul on koduleht bonobo.ee, et sealt leiab nagu kogu info ja tootevaliku, et seal on ka edasimüüjate list, et juba nagu neid on ka päris palju, et kui tahta minna katsuda ja proovida ja et praegu nüüd on vist enamus poode lahti ka ilusti, et saab minna proovima ja üks oma lemmiktoode, mis sulle endale nagu kõige rohkem meeldib? See on nüüd kõige keerulisem küsimus. Kõik on milline lasse kõige rohkem armastad. Aga mida sa praegu nagu ise kasutad kõige rohkem? No deodorant on iga päev, on ju, et see on nagu kindel värk. No ma kasutan ikka näokreemi alati hommikul õhtul. See mul ka nagu muutub, on ju, et aga nurmenuku kortslehe on hetkel siuke kuidagi jah, riiuli peal rohkem. Mul on muidugi kõik seal, on ju, ja siis võtan, mida nagu tunne on. Et jah, näokreem, deodorant on mul nagu kogu aeg kasutuses ja muud asjad on siis nii vastavalt vajadusele, on ju. Väga tore. Aitäh sulle, et sa tulid. Ja aitäh sulle, armas kuulaja, vaataja, et sa olid meiega. Kindlasti oleme avatud su küsimustele, kui sa tahad neid jagada siin kommentaarides. Ja näeme juba järgmine kord. Ja, Spotify saab järgi vaadata meid. Tšau! Tšau!